tervitused Karksi-Nuiast. Ma olen mingi 2,5 tundi autos istunud, sõitnud Haapsalust siia. Ilm läheb aina hullemaks, kuigi praegu on veel väga ilus, aga siin ümberringi, mida te praegu ei näe, on jube kole ja homme, muuseas mul on homme sünnipäev, homme lubab väga kehva ilma, ainult sajab. Nii et ühesõnaga tegemist on jälle ühe Edekelli etapi vlogiga ja seekord on Tõrvas. Ma soojenduse kõigepealt teen Karksi-Nuias. Mulle jubedalt see rada kunagi meeldis, ma ei ole siin aastaid enam käinud. Natukene filmime siit, aga siis lähme Tõrvasse, teeme seal paar practice roundi ja homme laupäeval 1. juulil on seal turna ühel päeval 2 ringi. Ma ei tea, mida teie oma sünnipäeval teete, olete sõpradega või, perega või, peate pidu või? Kes seda teeb? Ikkagi terve päev vihmaga metsas discgolfi. Okei, lähme rajale. Kes kunagi ei ole Karksi-Nuias käinud, siis vaadake seda mõnusat platsi, kus lihtsalt mängida. Kõigepealt üks ise läheb alla, siis tuleb üles tagasi. Ja esimene rada ongi siin kohe 126 meetrine rada, -11 meetrit on langus. Par 3 ka veel. Ja video pealt ei ole küll näha, aga seal puude taga, ma ütleks isegi, on esimene korv. Nii et saab kohe full blastida. Vaatame, kui kaugel ma putteriga jõuan. Parri saaks kätte sellega. Kolm on kohta seadus, viimane vise oli juba päris okei. Ma sihtisin veidi valet korvi. Korv 1 on siin puude vahel, sealt ülevalt ma startisin. Mina arvasin, et seal allpool on korv number 1. Nii et ma tegelikult putteritega jõudsin isegi täitsa asjalikule maale, aga noh, kui te näete, korv on siin taga. Ma mõtlesin, ma panen paar normaalsemat viset ka, et okei, putteriga ei jõua sinna alla. Võib-olla, et paneme siis midagi muud. Noh, seal on teine korv. Horsi viskasin siis esimesest korvist gramm pikaks. Vaatasin, et TD1 ideaalselt teise korvi läheduses. No ongi esimesed tiialalt, kes on Karksi-Nuias kohalikud. Ilmselt te viskate kaugemale, aga esimesed tiialalt teise korvi pulsaisse. Ja nüüd ma pean minema otsima üles ka ühe väga pika viske kuskilt metsast. Mul üks destroyer otsustas kanduda peaaegu siia lõpuni välja. Ja siin see väike väänik ongi. Kuskilt sealt tagant ülevalt ma viskasin, ma kinnuse mõttes panin ka uudiski. Ja ma ei tea, kui hästi te näete, aga 181 meetrit. Okei, alla mäge. Aga see ketas ei tahtnud seisma jääda. Nii, aga kolmas on 83 par 3, 9 meetrit tõusu ka. Täpselt seal puude taga. Nii et ilmselt mängib selline vähemalt 90 meetrine vise. Väheks jääb. Võtame fairway. Ikka jääb veidi väheks. Mida sa teeksid siin rajal? Lühike, otse. Saab minna otse peale, paremalt peale, backariga peale. Kõike saab. Täpselt puusse, forega ka. Pikaks isegi. Zone OS-i stiilinäide ka. Zone OS on selles põnev asi, et metsas ta andestab võrdlemisi palju, kui talle natukenegi tutsu panna. Kui jätta õrnaks, siis ta on selline tildi väike sugulane. Aga kui natukenegi tutsu panna, siis ta on nagu eestlaste uus rähn. Küll nende prototyp läbipaistev plastik või tähendab medium plastik on väga kange. Aga Zone OS, Zone'ile väga hea complimentary disk.
Nii, paar tundi mõõdas teed olemas Tõrvasse. Esimene rada on kohe tegelikult võrdlemisi lihtne, paar 365. Topelt mandast läbi ja alla vasakule. Nii et turnat hea alustada kohe Manda missiga. Ma arvan, et peab sinna sitta äkki. Mitte sinna. Ei, see ma tahtsingi. Jaa, see ei ole halb. Ei, see ei ole hea. Peab riti tegema. No nii, practice round on tehtud. Tegelikult on päris mõnus rada, ma pean ütlema. Mulle see rada üsnagi meeldib. Mulle see rada vägagi meeldib. Meenutab Holstre Pollit kohati. Aga siin on ka mõnusaid selliseid lühikesi põkse, esimesed 3 rada eriti näiteks ei teki kohe tunnet, et kui ei viska mingi 110, et siis on game over. Aga ma arvan, et kui siin visata mingisugune 5 alla, oled sa juba väga mäel endaga. Parr on siin niikuinii tugev, 970 vist midagi. Nii et ma arvan, et kui tegelikult juba parri mängida on hästi. Kui putt toimib, nii nagu nüüd täna õhtuks mul lõpuks hakkas toimima, siis võib mängida. Kui putt ei toimi, siis heal juhul parrid. Ühe ketta kaotasin ka just ära feedbacki, mul oli seda kätost vaja. Aga kui ei hoia kettas kinni ja early release metsa, siis siin nii mõneski kohas on siuke mordor, et sealt sa ei pääse. Nii et siin rajal tuleb tabada fairwaysi ja täna tegi põhitööd mul Stork. Ma arvan, et homme ka, aga homme on veel ühel päeval 2 korda sama ringi. Nii 30 kraadi lubas veel võib-olla sadu ja äikest ka. Loodame parimat, nii et vaatame, mis homme saab. Tere hommikust! Mis teevad normaalsed inimesed sellisel päeval? On kodus kindlasti, oma sünnipäeval, mida mina teen. Praegu küll hetkel ei saa, just tagasi tuli korralikku padukat. Aga 2 korda 3 tundi vihmaga metsas, see kõlab nagu maasikas päev. Küll aga, kui ma peaksin suutma kinni hoida täna ketastest, võiks ju hästi minna. Nii et tuleme tagasi siis, kui esimene ring on läbi. Esimene ring tehtud. Päris hästi läks kusjuures. Ma üllatasin oma putis, see ei läinudki nii metsa nagu siin, ma ei tea, viimastest YouTube videotes. Ma sain ikkagi ainult ühe eksisimist ringist. Ülejäänud olid sees ja kui ühe teisest ringist sisse panin peale seda, võtsin kohe bogey ja kohe double bogey. See viis skoori kehvaks, aga -3, mis on, ma ütleks, päris tugev. Ma olen vist 3. kaardis, mitte chase kaardis. Nii et on võimalus siin mängida julgelt, nagu me ütlesime, -5 vähemalt. Torus, kui võtta kõik need boogid ära, mängida vähemalt parri, oli täna -7 isegi. Esikohal on -8. Ma arvan, et siin teisel ringil võib veel kõike juhtuda. Potentsiaali on top 10 jääda kindlasti. Nii et nüüd väike sünnipäevatort ja siis, mis hakkab tunni aja pärast, hakkab teine ring umbes. Hoiame sõrmed ristis. Ja ongi järjekordne edekeli etapp läbi. Mõlemal ringil -3. Tegelikult on täitsa okei. Aga see, et ma mõlemal ringil võtsin ühe double bogey, see ei ole okei. Seega, mis rajal jäi? Esimesel ringil vähemasti 3 stroke'i, teisel ringil 1 double bogey ja 2 mööda putti. Nii et see oleks viinud poodiumile, aga põhimõtteliselt tegelikult arvestades, kui kehv mul siiamaani putt on olnud väga pikalt, siis praegu, et ma suutsin seal 70-80% lähedal hoida oma Circle One putti, ülirahul sellega. Siit võib hakata võtma. Vot, aga seekord selline vlog. Tervitused kõigile Tõrva rahvale siin ka, väga mõnus rada on tegelikult, Tõrva mulle väga meeldib. Nüüd suvel puhkuse ajal peaks üldse siin Lõuna-Eestis rohkem käima, ma ei ole väga palju siin mängimas käinud. Aga aitäh, et vaatasid, näeme järgmises videos ja tšau ka! I was only 13 with a motherfucking dream. I was hungry for the spotlight. It was me and my team.